Nii, me läheme edasi, teema on huvitav, paeluv, vaatame, milline lähenemine on järgmisel esinejal infoauto turundusvõili Tiit Tillipuul. Tere, head kolleegid turundajad! Mina olen teie pärastlõunane automüüja. Minu õpetatud kolleeg õnneks tegi teile kõik juba ilusasti selgeks automüügi saladused ja sellest, millised on autode turundamise eripärad. Minul on siis nii-öelda ülesandeks ainult asjad ruttu kokku siduda ja võtta kõik kallistused. Aga mõne sõnaga võib-olla sellest, miks meid siia täna kutsuti, eelkõige sellepärast, et infoauto koos oma brändide Volvo ja Fordiga tänasel päeval on suhteliselt suured printmeedias reklaamijad Eestis. Ja mul paluti siis lühidalt rääkida sellest, et miks me seda või miks me eelistame traditsioonilisest meediast printi ja mida ma oskaksin selle kohta soovitada, mis töötab ja mis mitte. Kuhu ma sellega pean tulistama? Hakatuseks võib-olla teeks ühe sellise käte tõstmise testi, et mängime seda, et teil on plaan endale oma vana auto välja vahetada, uus auto soetada, et andke palun käega märka, kui palju teist pöördub interneti poole. No enamus, selge, vastusele teada. Kui palju näiteks hakkab omale sobiva auto otsimisega tegelema peale kuskilt otsingumootorist, Google'ist, netist või kus iganes, kas on selliseid inimesi? Mõned on. Ja siis ma küsiksin sellist asja, et kes nii-öelda toksib sinna Google'i otsingurjale sisse auto? Ahah, see oli nüüd see asi, mis ma tahtsin endale tõestada, et ma olen õigel teel, et ma sulgesin nii-öelda kõik uksed ja aknad nendele toredatele inimestele, kes siin mingi aasta-paar tagasi üritasid igalt poolt sisse ronida ja tõestada, et pagan, et miks teie ettevõtte ei tule nii-öelda sõna auto guugeldamisel välja, et kuulge, et me võime väikse mõõduka tasu eest nii-öelda lükata teie ettevõtte nime ülespoole. Aga tänan teid. Täna hommikul ma igaks juhuks nii-öelda guugeldasin eesti keeles või Eesti Google'is autot ja infoauto oli 4. kohal peale Wikipeediat auto 24 ja ühte mingit pruugitud autode müüjat. Nii et ma ei tea, kas see on isetekkeliselt tekkinud või on meie etimees nii-öelda selle taga. Aga et ka minul oleks mingisuguseid väikeseid graafikuid, siis ma näitaks teile, et kuidas meie firma eelmise aasta reklaami nii-öelda summad erinevate kanalite vahel jaotasid. Ja siin ma saan rääkida nii-öelda netosummadest, aga protsentuaalselt loomulikult. Ja siin on näha, et print on jätkuvalt tiba üle poole. Tele on oma tavapärases osakaalus ja internet oma 9%-ga tegelikult on teinud õudse hüppe, et veel 2004 oli see kogu kulutusest pelk 1,2% ja 2008 oli ta näiteks 3%, aga nüüd juba tervelt 9%, nii et kui ma siin pealkirjastasin oma ettekande sellest, et printmeedia pole surnud, siis ma jätkaks seda, aga sellega, et aga tema paremad päevad kahjuks on selja taga. Ja väike ülevaade ka sellest, et milline see meie printmeedia on, mida me kasutame või mida me kasutasime eelmine aasta. Seal troonivad siis nii-öelda suuremad ajalehed sellises jaotuses, nagu nad on. Ja kokkuvõttes meie print jaguneb siin keeleliselt 83 Eesti, 17 venekeelsele meediale. Miks meil printmeedia selline eriline lemmik on?
print on suhteliselt odava kontaktihinnaga, kuigi Kadri üritas veita vastupidist. Pagan, nüüd ma jään omadega hätta, kui keegi hakkab siin nende tõrpide ja kõrpide tulevärgiga mulle pärast küsimusi esitama. Aga näed, meie arvame, et on. Ja mis näide selle kohta on see, et kui me siin aastal 2006-2007, kui olid need Uber automüügi aastad, ütleme nii, et alla lehekülje nagu naljalt ei viitsinud võtta, et paneme ikka lehekülje korraga, siis vahepeal tuli masu kätte turunduseelarve, mis erinevalt Elionist meil täitsa nagu eksisteerib, kuigi tuleb ka karpi raha tagasi teenida. Läks niivõrd palju olla, aga samas kogemus on näidanud, et kui sa vait jääd, et siis rohtub kohe ka klientide tee sinu müügisaali. Ja mis selgus, et tegelikult töötavad hästi ka pooleleheküljelised, kolmandikud või neljandikud. Väiksemaks ma ei soovita eriti minna. Ja selle tõenduseks oli nüüd üks hiljutine uuringute seeria, mis meil siin Postimehe hiljuti turule toodud RAM-testide ka seotult sai oma 4 erineva müügikampaania kohta siin viimase 2 kuu jooksul läbi viidud, mis näitas meile õudselt toreda tulemuse, et tegelikult kuigi kõik meie 4 toonast reklaame, mida me seal testisime, olid oma märgatuselt sellised enam-vähem samasse auku, selline tubli Harju keskmine, kui ma eksi siis 57,62, aga kõige paremini muidugi märgati kõige väiksemat neljandikku, et ülejäänud olid seal poole leheküljelised ja kolmandikud, nii et see tegi tõsist head meelt. Nii et kui siin on lehtede esindajad, siis unustage ära leheküljed. Katsume asja nüüd vähe, aga tihedalt. Siis operatiivne planeeringuvõime on meie jaoks tähtis, seda enam, et erinevalt paljudest teistest autofirmadest kasutame meie in-house agentuuri, nii et mul on selles mõttes õudselt hea tellida, et kui ma panen ühe mütsi endale pähe, ma olen infoauto turundusdirektor, ma astun teisele peale lauda, panen mütsi pähe, ma olen in-house agentuuri juht, siis ma lepin omaga alati, ma jõuan alati kokkuleppele. Aga operatiivne planeerimine tähendab siis seda, et sisuliselt nullist uue kampaaniaga lehes välja tulla võtab, kui väga kõvasti pingutada, siis 2-3 päeva tervelt. Ja muidugi ka see, et print jõuab efektiivselt meie sihtgrupini. Me oleme siin oma klienti, ma rõhutaksin just meie oma klienti, kes on ka autot ostnud, et kes ei ole võib-olla inimene, kes volunteerib kuskile küsimust, mingite küsitlejate listi, et võita logoga vannirätik või midagi taolist, aga me küsisime reaalseid autoostjaid ja saime sealt vastuse, et mille tulemused on siin, et ma nendest kahjuks pikalt ei saa peatada, sellepärast, et mul aeg on praktiliselt läbi. Ja muidugi Eestis on ka suhteliselt hõlbus neid kanaleid valida, et meil on 4 suurt eestikeelset päevalehte, 2 suurt nädalalehte, 1 suur venekeelne päevaleht, 3 nädalalehte, võib-olla on neid rohkem, aga enam-vähem nii on. Ja sellist meestekeskset autoajakirja meil on sisuliselt 1,5 tänasel päeval jäänud. Nii et selleks ei pea kellelegi väga palju maksma, et saada konsultatsiooni selles suhtes, et pane siia, sinna ja sinna ära pane. Mis alati töötab? Alati töötab atraktiivne pakkumine ja eriti hästi töötab pakkumine, mis ka endale tundub atraktiivsena. Ja siis, et siis veel kord rõhutada, et kui pakkumine on hea, siis see ka töötab sõltumata selle reklaami layout'i pinnasuurusest ja tegelikult kui meenutada, siis minu varsti 15-aastasest autoturunduse kogemusest
on parimini töötanud tegelikult üks paarileheküljeline otsepostitus umbes 4500 meedikule, kus me müüsime nädalaga ära, kui me eksisid vist mingid 35 Volvo S40 enne mudelivahetust ja kui tehas oli hädas, et oli vaja täita nii-öelda tootmisplaan, siis anti nii-öelda neid väga, väga soodsa hinnaga. Ja enne, kui me nii-öelda planeerisime sellega suurelt printi minna, siis tuli nii-öelda üks õnnelik mõte teha korra üks otsepostitus sellisele sihtgrupile ja kokkuvõttes see on üks parimini töötanud pakkumine. Aga mitte sellest ei taha ma nüüd pikemalt rääkida. Mis töötab veel, loomulikult kõige paremini töötab see print ikkagi, kui sa miksid teda ka online'iga, aga veelgi paremini töötab ta siis, kui õnnestub sinna ka sinna nii-öelda telereklaami juurde panna. Ja meie tüüpiline nii-öelda selline pakkumise formaat on see, kui me siis oma brändiklipile poogime otsa sellise pisikese pakkumise tagi ja jälle, kui pakkumine on vähekinegi atraktiivne, asi töötab. No et näidata, et ma tunnen sõnu autor ja DM, et siis ma panin need ka juurde. Mis veel töötab prindis ja üldse reklaamis? Töötavad kampaaniad, mis on nii-öelda kaubamärgiks saanud või teatud mõttes sellised legendaarsed kampaaniad, mida iga aasta on võimalik korrata ja kuigi nad võib-olla kuigi kampaania pakkumine ei ole midagi ülioriginaalset, ikka seesama suletud automüüja ring, et kas sul on hea liisingu intress, teed sa sealt X tuhat hinnast alla või annad mingi X tuhande eest prii varustust peale või siis nii-öelda 4. põhiline vaal on see, et ostad vana auto X summa võrra kallimalt tagasi, siis infoauto jaoks nagu kaks sellist läbi aastate 2003 oli see, kui me alustasime autovahetuskuuga ja 2005 oli, kui me rakendasime vana hea propelleri oma reklaamivangri ette, töötavad suurepäraselt mõlemad siiamaani ja ei näita väsimuse märke. Siis võib-olla tasuks tähelepanu veel panna sellise asja peale, et tihtipeale on mingid kampaaniad siin tootjaga kokku lepitud nii-öelda kvartaalselt, ei ole pikaline, et ühe layoutiga nagu läheb veidi paljuks, aga siis viimasel ajal oleme kasutanud sellist layoutide upgrade imist, et kui sa 2-3 nädalat lased ühte asja, siis arvata võib, et mingil hetkel muutub see sihtgrupile suhteliselt tüütavaks, siis paned veidikene lund juurde ja kui tali käes, siis lisab nii-öelda kujundaja seda juba kapaga juurde. Tihtipeale muidugi on situatsioon, kus ei ole atraktiivset ega head pakkumist, aga müük on kuidagi ära vajunud, õudselt oleks vaja midagi teha. Müük trambib jalgu ja nõuab, et kohe millegi uuega välja tullakse, kuigi hind alates on ikka siin 199 000, midagi pole teha, auto on ikka täpselt samas varustuses, siis on aidanud hädast välja sellised kerged ootamatud ja kiiksuga asjad. Siin paari aasta tagune näide sellest, kui käis üks ajas siis, kus nii-öelda kõik automüüjad 2009 realiseerisid oma nii-öelda parematel aegadel kokku ahitsetud ladu ja olid sunnitud seda nii-öelda andma pool muidu käest pildile, selleks, et nagu kuidagi üldse pildile jääda ja et seda sama pakkumist, mida sa nii-öelda viimased 6 kuud olid juba
juba sellisel kujul või sellise numbriga käianud, tuli leida midagi uut ja enne imet töötas jälle väga hästi. Ja lõpetuseks võib-olla siis paari sõnaga rääkiks sellest, kuidas ütleme, automüüjad oma kampaaniat mõõdavad. Minu õpetatud kolleeg Kaarel rääkis siin, et autoostuprotsess on jõle pikk, väga õige, ongi pikk. Et inimene üldiselt autot nagu sellise spontaanse ostuna ei tee, aga kuidagi tuleb ju ikkagi jälgida seda, et kas kampaania hakkab tööle. Samas oli meil juttu ka sellest, et niisama salongides uittamas inimesi ei näe, et üha rohkem tullakse ikkagi kindla eesmärgiga teha proovisõitu, sealt veenduda, et sobib ei sobi ja auto koju viia. Seda saab siis üsna kergelt vaadata, et kas mingisugust huvi on tekitanud veebiliikluse või traffiku jälgimisega, sest reeglina meie kampaaniad on kõik ikkagi kodulehepõhised. Ja sealt edasi muidugi juba jälgime me hoolikalt, et kuidas areneb kampaania ajalise telje peal siis uute pakkumiste tegemine ja kui palju tehakse lepinguid. Ma nüüd pean lõpetama, eks ole. Aga ma jõudsin tõesti nüüd saisi. Ma tänan, oli meeldiv. Küsimusi võite... Ma küsiks selle kiire küsimuse, et otsepostitus meedikutele. Jah. Kus see idee tuli meedikud? On ju ka teisi, kelle oleks? No jah, ütleme, et aastal, kus ta oli siis 2003, et siis oli juba nagu enam-vähem meedikud hakkasid inimlikku palka saama, et oli arvamus, et nad jõuaksid endale autosid soetada juba ka isiklik autona. Ja kuna retseptiravimeid ei tohi avalikult reklaamida, siis on mõned kavalad meediafirmad teinud sellise formaadi, kus nad saadavad otsepostitusena meedikutele oma selliseid reklaamivihikuid, kust et raha ka ravimifirmadelt kokku korjata, siis üks kontakt, kes seda tegi, pakkus idee välja ja me lihtsalt, kuna investeering oli suhteliselt olematu, mingi 20 000 krooni, et see materjal trükkida ja ka postitamiseks anda, siis see toimis jälle hästi. Ma pean tunnistama, et jah, me tõesti seda... See oli ikkagi riskiründus, see ei olnud ainult teie kataloog, mis te saate? Ei, see oli ainult meie kataloog ja see isegi me ei pidanud seda koos selle reklaamivihikuga saatma, et see oli nagu toonane niivõrd hea diil, aga kahjuks seda nagu korrat ei anna, sest me ei ostnud andmebaasi ära, vaid me ei näinud ka, kellele seda saadetakse. Suur tänu, Tiit, väike kingitus ka. Aitäh! Interneti